Toomas Pauri autorisaade. Tere head Kagu Raadio kuulajad ja YouTube'i vaatajad. Algamas on Toomas Pauri autorisaade ja minu saatekülaliseks täna on tubli Valgamaa mees, ettevõtja Raivo Paala. Tere Raivo! Tere Toomas! No sinuga on rahalistel teemadel hea rääkida, sest sa ülikoolis õppinud rahandust ja isegi pangajuht olnud, nii et meil on selles osas hea mees, kes oskab rääkida, ei räägi tuhja ja siuke tõsine ja otsaütlemisega mees. Ma küsin siis esimese küsimuse, et Eesti Vabariigi iseseisvus saabus 1991 20. augustil ja rahareform oli vist 92 juulis või? Ma ei tea, aga eks sa ütled täpselt. 20. august 92. 92 aasta ütlesin õieti. Ja mida august juuni, 20. juuni 92. Siis ma ütlesin õieti. Õigesti. Olemas kokku 6,2 miljardit Vene rubla, mis tuli siis saata Venemaale tagasi, aga kuidas need asjad hakkasid siin käima, sellest sa juba räägid meile täpsemini ja ole hea. Jah, minu ja sinu põlvkonna inimestele on see tuttav teema, noortele see praktiliselt enam ei huvitagi. Milles on küsimus? Nagu sa ütlesid, väidetavalt Eesti Panga varahoidlates kokku oli kuskil 6 miljardit rubla ja rahareformi hetke seisuga oli selle väärtus 60 miljonit dollarit. Nii-öelda kontekstis aru saada, siis 20. juunil 92, kui toimus rahareform, siis Eesti krooni kattevara väärtus oli kuskil 100 miljonit dollarit. Ehk põhimõtteliselt rublade väärtus oli 60% kogu Eesti krooni kattevara väärtustes. Ehk siis 100 miljonit dollarit oli suurusjärgus 1,2 miljardit Eesti krooni, millest 700 miljonit oli sularahas ehk sulakroonides ja 500 miljonit oli ülekande kroonid. Ehk põhimõtteliselt 60 miljonit, see oli peaaegu sama palju, kui oli käibel Eestis sulakroone. Aga tegelikult rublatehingutest räägitakse summadest, mis on 1,4 või siis ka 2,2 miljardit rubla. Ja teadolevalt rublade müük, mis toimus 92. aastal peale seda, kui võimule tuli Mart Laar, Eesti Panga president oli Siim Kallas, siis see tegelikult oma olemuselt on kuritegelik skeem. Olenemata sellest, milliseid otsused on tehtud kohtud, siis lähtuma peaksime sellest, et 20. juunil rahareformi päeval 1992 lendasid Moskvasse 2 rahareformi komitee liiget. Peaminister Tiit Vähi, kes oli komisjoni esimees, ja Eesti Panga president Siim Kallas ja lepiti kokku rublade saatus. Ehk tegemist on riikide vahelise lepinguga. Me täna rääkida, et aga see on Vene riik või mis iganes, me võime olla üks kavalansud, et tegime lepingut, aga me ei pidanud seda täitma, aga rahvusvahelise lepingu järgi me võtsime talle kohustused. Ja selle täitmist nõudis meil ka IMF, ehk rahvusvaheline valuutafond, mis kureeris rahareformi. Ja põhimõtteliselt need rublad tuli üle anda 1 kuu jooksul Venemaale. Ehk need rublad, mis olid kõrvaldati rahareformi käigus käibel, ehk mingi 2 miljardit, ja need 4 miljardit, mis kuulusidki Venemaa NSV Liidu keskpangale, sellepärast, et teadaolevalt Eesti Vabariik, nagu sa ütlesid, sai alguse 20. augustil 1991, siis käibele jäi siiski meil Vene rubla ja nii nagu Eesti Vabariik või Eesti Pank ei saa emiteerida ehk ringlusesse lasta eurosid, vaid see õigus on Euroopa Keskpangal ja nii oli ka NSV Liidu riigipangal sularaha siis nii-öelda käibel hoidmise funktsioon, ehk ta pidi siis käibelt ära kõrvaldama katkisi kupüüre ja vajadusel siis ka emiteerima või välja trükkima siis uut sularubla. Ja selleks, et Eestis oli võimalik, et raharinglus toimiks, selleks just, et sularubla oli kõige peamine maksevahend, siis ülekanded ei liikunud, siis nii-öelda Eesti Pangal oli vastutaval hoiul Venemaa NSV Liidu, ametlik nimetus oli tal jätkuvalt NSV Liidu riigipank, siis tema rublad olid vastutaval hoiul.
Ja siin ongi see probleem, et meil hakati neid rublasid mingil põhjusel Mart Laari ja Siim Kallase teadmisel müüma. See hakkab kõik juhtuma detsembris 1992. See müüdi Soomes registreeritud kuid Eesti ettevõtjatele kuuluva osaühing Maag OÜ vahendusel ja sealt olid seotud sellised tegelased nagu Marek Strandberg ja Kivimägi äkki, nimi juba meelest läinud, ja Vabariigi valitsuse poolt kureeris seda Tiit Pruuli, et kui nüüd alustada selle rublatehinguga, siis esimene asi, mida kohe 4. detsembril 1992 tehti, siis anti Eesti Panga varahoidlatest need rublad hoiule valitsuse varahoidlasse. Nii nagu täna me teame, ja ilmselt teati ka siis, et sellist hoidlat nagu valitsuse varahoidla ei ole kunagi eksisteerinud. Seega tekib küsimus, et mida siis tähendab see nii-öelda sularublade üleandmine fiktiivsesse valitsuse varahoidlasse. Tegemist on dokumendi võltsimisega. Ja mida me siis teame, et samal päeval viis siis Eesti Pank, kelle turvaülemaks oli 1950. aastal KGB uurija Marko Tibar. See on väga huvitav, et sellise taustaga inimene, kes oli ka Eesti NSV vist viimane siseminister, sellise taustaga inimene läheb tööle Eesti Panka ja tema tegeleb otseselt kureerib siis selle sularaha vedu Tallinna lennujaama. Tallinna lennujaama teavitati, see oli siis Tiit Pruuli poolt, kes oli peaminister Mart Laari nõunik, et tegemist on diplomaatilise pagasiga. Tegemist ei olnud mingi diplomaatilise pagasiga, et see juba algusest peale hakkab võtma väga kummalist kuju, see rahapesu, ilmselt seda tänastes õigusnormide alusel tulebki käsitleda kui kuritegelikku ühendust, kes tegeles rahapesuga. Sellepärast, et kõigel sellel olid rahapesu esmased tunnused. Ja mis veelgi kummalisem, see raha jõudis osaliselt Tšetšeeniasse, ehk siis Eesti Vabariigi valitsus koos Eesti Pangaga viisid nii-öelda diplomaatilise pagasi all, mis on omad ette õigusvastane tegevus Venemaa territooriumile ja tegelesid seal siis selle ringlusse laskmisega. Ja veelgi enam, kui 1991. aastal Eesti Pank ja Rahareformi komitee otsustasid, et üldse saab valuutad välja viia ainult erilubade alusel, siis sellist eriluba ei olnud Soome ettevõttel kindlasti olemas. Ja nüüd küsimus ongi see, et kas siin oli tegu lihtsalt rahareformi nii-öelda tehnilise etapiga või nüüd strateegilise operatsiooniga, mis vastas KGB varasemale tegevuskavale. Et ma korraks, Toomas, kui sa lubad, see rublatehing iseseisvalt ei anna ülevaadet, mis tegelikult võis toimuda. Sellepärast, et need teemasid ei tohi selguse mõttes üldsegi käsitleda killustatult. Ja selleks, et sellest ülevaadet saada, me peame minema ajas tagasi, see on aastasse 1990, kui NSV Liidu KGB juhtkonna tasandil hakati teadlikult rajama nii-öelda liiduvabariikidesse põrandaaluseid võrgustikke. Ning ma ei oska teisiti öelda, kui et hakata KGB agente ja koputajaid sokutama nüüd vast loodavatesse poliitilistesse ja majanduslikesse struktuuridesse. KGB nii-öelda lagunemine ei olnud kaootiline, vaid see oli kalkuleeritud strateegia, mille eesmärk oligi jätta uutesse riikidesse püsiv mõjuvõrgustik, et mille abil saaks õõnestada siis uusi iseseisvuma hakkavaid liiduvabariike, endisi liiduvabariike ja sealhulgas ka Eesti Vabariik. Konkreetselt on jutt dokumendist, mis sündis pärast seda, kui Saksamaa taasühines. Mäletan, kas see oli 88. aasta või 89. aasta. Aga 90. aasta alguses andis NSV Liidu KGB toonane esimees Vladimir Krutškov välja salajase juhise, mida tihti nimetatakse ka KGB ajutiseks põhimääruseks. Ja see saadeti faksiga laiali kõikidele kaastöötajatele.
nii-öelda see ajutine põhimäärus nägi just ette selle, et KGB eesmärk oli säilitada mõju ka juhul, kui Nõukogude Liit peaks lagunema ja märgid Nõukogude Liidu lagunemisest olid juba 90. aastal väga selged. Et kui sa lubad, ma tsiteerin praegu seda Krutškovi 90. aasta juhist, mis oli järgmine. Tsiteerin. Seltsimehed riikliku julgeolekukomitee ohvitserid. Kujunenud olukord nõuab meetmete rakendamist, et säilitada meie positsioonid juhuks, kui Nõukogude Liit laguneb. On vajalik tagada meie inimeste kohalolek poliitilistes, majanduslikes ja riiklikes struktuurides, mis võivad tekkida liiduvabariikide territooriumil. Peamised ülesanded on säilitada agentuuri võrk ja tagada selle konspiratsioon, tagada usaldusväärsete inimeste sissetoomine riigivõimu organitesse, poliitilistesse parteidesse ja majandusstruktuuridesse, luua finantsbaas, kaadri ja operatsioonide toetamist, säilitada mõju massimeedia üle, taotleda, et võtmekohad oleksid hõivatud inimestega, kes on lojaalsed meie huvidele ja see nii-öelda fakt lõpeb siis soovitusega tegutseda paindlikult vastavalt kujunenud olukorrale. Seda juhist või KGB ajutist põhimäärust muideks on avalikus arutelus kinnitanud ka kaks Eesti tuntud poliitikud Jaan Toots ja Kalle Klandorf, kellel kindlasti arvestades nende varasemad elukogemust oli piisavalt kogemusi, et kui see väide ei vastaks tõele, Krutškov sellise põhimääruse või ajutise põhimääruse liiduvabariikidele saatis, siis nad kindlasti oleksid ka seda kinnitanud, et see on väljamõeldus. Ja samuti on seda sellist KGB ajutist juhist kinnitanud ka sellised tuntud inimesed nagu Oleg Kalugin, kes oli KGB kindralmajor ja vastuluurejuht. Eriti oma raamatus Spymaster ta kirjeldab, et luurevõrgustikke püütigi säilitada ega hävitatud, isegi poliitiliste süsteemi muutudes. Siis kindlasti on väga tuntud inimene, on Vassili Mitrohhin, kes töötas KGB arhiivis ja kes viis need dokumendid läände ja just tema materjalide põhjal ongi väga palju informatsiooni saadud KGB siis materjalidest ja nende kavatsustest. Ja hästi huvitav on ka Oleg Gordievski tähelepanekud. Nimelt oli ta KGB polkovnik ja ta hiljem hakkas koostööd tegema Briti luurega ja just ka tema kirjeldab, et agentuuri võrke püütigi konserveerida ja see oli KGB täiesti tavaline tegevus. Ehk kui nüüd võtta see kokku, mida siis Krutškov oma selles ajutises põhimääruses siis ütles, siis punkt 1. See oli see, et KGB-l oli traditsioon säilitada agentuuri võrgustikke ja seda tulevikku ja pikaajalist perspektiivi silmas pidades ja seda soovitatigi. Ja nüüd, miks ma seda rääkisin, sellel on otsene seos või võimalik otsene seos rublatehingutega. Et kui me vaatame uuesti seda nii-öelda KGB faksi, siis teine ülesanne oli tagada usaldusväärsete inimeste sissetoomine riigivõimu organitesse, poliitilistesse parteidesse ja majandusstruktuuridesse. Ja millegipärast 93. aasta, kui täiesti kasutan natuke rahvalikku väljendit tuima näoga müüdi Venemaale neid rublasid, mis kuulusid Venemaale ja nii-öelda Eesti Panga poolt kureeris seda KGB endine uurija Marko Tibar. Ma ei pea seda esiteks väga tõsiselt võetavaks. Järelikult KGB teadis seda ja võimalik, et KGB seda ka soovis. Kui nüüd hakata vaatama natukene ka tausta, siis MaaOÜ, eestlaste kontrolli all olev firma, ei olnud kohe esimene valik, millega siis Mart Laari valitsus hakkas katsetama või leidma partnereid rublade müügiks. Kui nüüd sina äkki, Toomas, mäletad, oli selline ettevõtte või ettevõtja nagu Tiiu Silves ja kui ma ei eksi, siis oli Silves väga hästi tean. Enterprise, midagi sellist. Ja Tiiu Silves ei ole väga palju intervjuusid andnud, aga ma mäletan, see võis olla 2001-2002.
Ekspressile vist on antud 2 intervjuud, kus ta ühes intervjuus ütleb otse, et kui sa nii-öelda komitee poisse, KGB poisse tööle ei võtnud, äri ajada ei saanud. Teadavalt Tiiu Silves oli kõige suurem värvilise metalli eksportija maailma Eesti Vabariigis. Eesti Vabariigis teadavalt ei ole värvilist metalli, see tuli Venemaalt ja müüdi. Ja ka see skeem kattub sellega, et oli vaja luua nii-öelda siis seda varjatud rahapada, millega siis nii-öelda komitee poisid oleksid saanud jätkata oma põrandalustegevust. Üks väike märkus veel. KGB tegelikult ise likvideeriti mäluvärgi ütlen 91. aastal ja ta jagunes 2 organisatsiooniks. Üks oli siis vastuluureteenistus ja teine oli SVR ehk siis välisluureteenistus. Ja see probleem võiski tekkida sellest, et kuna need inimesed läksid erinevatesse teenistustesse, siis kellele täpselt mingi osa kureerida jäi, millisele teenistusele, ma ei oska öelda. Aga probleem on selles, et kui Siim Kallas, Eesti Panga president ja Eesti Vabariigi peaminister Mart Laar ei saa aru, et selline raha väljavedu on igal juhul ebaseaduslik. Ja me räägime olukorda, kus Eestis olid veel Vene baasid ja seda siis nagu hiljem me oleme teada saanud, seda raha väljavedu, mida tõenäoliselt on 6 miljardit rubla, seda hakati välja vedama olematu rahareformi komitee dekreediga. Ja kui nüüd seda kõike vaadata, siis väidetakse, et see rahareformi komitee dekreet kannab numbrit 040 ja see, kui ma ei eksi, on 4. detsember 1992 ehk samal päeval, kui Eesti Panga varahoidlatest antakse järelikult siis 6 miljardit rubla olematusse vabariigi varahoidlasse. Nüüd, kui eeldada, et kõik see raha anti hoiule, aga välja viidi 1,6 miljardit, et kuhu siis 4,5 miljardit nagu vahel jäi. See pidi olema kellegi käes hoiul. Nüüd küsimus ongi seda, et kas nad siis tõesti ei saanud aru, et kelle huve selline salajane sularahade müük, kelle huve ta teenib, on väga raske uskuda, et siit sellisest müügist ei paista välja nii-öelda KGB kõrvad või siis on ta siis vastuluure või välisluure teenistuse kõrvad. Ja nüüd küsimus ongi selles, et sellest on nii palju kirjutatud, aga me tänaseni ei tea, kuhu täpselt see raha kõrus. Ma räägin 6 miljardist. Seega küsimus on selles, et miks me sellest täna ei räägi ja miks ei nõuta sisulisi vastuseid. Siin me loeme kuskile ajareja artiklist Strandberg või Mart Laar ise räägib midagi, Mart Laar ise ka tunnistas vist 95. aastal, et ta pakkus sularaha rublasid müügiks just Tiiu Silvesele, kelle ettevõtetes töötasid KGB ehk komitee poisid ehk KGB endised juhid. Saad aru, kui Mart Laar tuli võimule, siis tema nii-öelda oli äärmiselt patriootlik, plats puhtaks ja kõik nii-öelda, kellel oli siis seotus kuidagi selle vana Vene võimuga, need tuli siis ära kõrvaldada plats puhtaks. Ja saab võimul olla paar kuud ja siis ta otsib nendelt KGB poistelt abi, kuulge, et meil on 6 miljardit rubla, et äkki müüme. Aga äkki oli hoopis vastupidi, et see oli KGB plaan. Nii, on olemas 60 miljonit dollarit ja meil on täpselt seda vaja, et hakata siin Eestis erastama ja rahastama põrandalust tööd. Ma korra segan sind, et küsin, et kui Venemaa teadis väga hästi, kuidas need temale kuuluvad, ütleme, see oli ikkagi Vene riigi raha liikumine siin Eesti tekkinud vabariigis, miks ta ei teinud jõupingutusi seda segada? See ei olegi usutav. Samuti ei ole seda kasutatud Eesti vastu mitte kunagi välispoliitilistes skandaalides, arvestades ka kogu seda hilisemat Eesti ajalugu, kus me oleme 93. või 2. aastast äärmiselt negatiivse suhtumisega naaberriiki ehk Venemaasse, siis see ei tundu kuidagi loogiline, et kui venelased ei oleks sellega ise seotud olnud,
ma mõtlen eriteenistusi, et seda poleks ära kasutatud. Või siis oligi see nii-öelda see juust hiirelõksus, et üldse, ma ei tea, see ei ole ilus sinu saates öelda, aga kui nüüd vaadata Mart Laari ja Siim Kallas ja kõiki neid skandaale, mis nendega on kaasnenud, siis nii-öelda maarahvas ütleks selle kohta, et nad on nagu pasamagnetid. Neil kuidagi kõik, mida nad puutuvad, raha, see kuidagi kleepub nende kätte külge. Ja sellest ongi minu jaoks ka küsimus, et kuidas need inimesed, kes tegelikult ju võltsisid dokumente, mille alusel müüdi ilmselgelt omakasu eelistades võõrast vara, on ju siiamaani ju kõrgetel ametipostidel ja kannavad ka Eesti Vabariigi kõrgeid riiklikke autasusid. Siit ongi minu jaoks küsimus, et kas Mart Laar ja Siim Kallas on ikkagi nii lihtsad ja kogenematud sinisilmsed aastal 92 või hoopis nad mängisid olulist rolli skeemis, mis pidigi tagama vanadele võimustruktuuridele uue võimaluse Eesti siis vabariigi sees. Ja kõige veidram, et vastus on seni jäänud ju amaraks. Ja tõenäoliselt jääbki, kuni me ei nõua tõde. Ja tänapäev on seda väga kerge ju kontrollida, sellepärast, et need dokumendid on ju väljanõutavad. Ja ma tõesti eelmisel aastal nõudsin teabe korras Rahvusarhiivist välja ka Eesti Vabariigi rahareformi komitee dekreedid ja üllatus, sellist dekreeti, millest käib jutt, ei olegi reaalselt olemas. Et mida Riigikohus oma otsuses, kus siis rublatehingute kriminaalasja menetleti, siis see otsus on 3. detsember 96, ehk praktiliselt 4 aastat hiljem, kui see väidetav dekreet sündis, aga üks huvitav asi on veel, et 13. veebruaril 96. aastal moodustas Riigikogu erikomisjoni, mis pidi välja selgitama rubla müügi asjaolusid. Ja tõenäoliselt sellise Riigikogu erikomisjoni moodustamise aluseks sai Postimehes 22. detsembril 95. aastal ilmunud artikkel Rudolf Jalakas, rublade müük oli võrdne justkui vale raha tegemisega. Ja Rudolf Jalakas oli rahareformi komitee liige ja ta on väga kriitiliselt käsitlenud just rahareformi siis tegevusi, mis toimusid peale 3. juulit 92. Nimelt, kui rahareformi komitee moodustati 91. aastal, see peaks olema 27. märtsi seisuga ja siis Eesti Ülemnõukogu võttis vastu otsuse, et moodustada rahareformi komitee ja selle ülesanne oli viia Eestis läbi rahareform ja teha selleks vajalikke otsuseid. Ja nüüd probleem on milles? Tegemist on Eesti nii-öelda Ülemnõukogu 91. aasta märtsi otsusega peale rahareformi, mis oli 20. juunil 92, siis 28. juunil, ehk praktiliselt nädal aega hiljem, toimus rahvahääletus Eesti Vabariigi põhiseaduse osas. Ja Eesti Vabariigi põhiseadus sellisel kujul, nagu ta tänaseni kehtib, hakkas meil kehtima 3. juulil 92. Ja milles on nüüd küsimus? Sellist institutsiooni nagu Eesti Vabariigi rahareformi komitee meil põhiseadus ei tunne. Kui Ülemnõukogu ütles, et neid seadusi või dekreete võib ta vastu võtta, siis ta ei pea neid avalikustama. Punkt 2. Eesti Vabariik ei tunnusta sellist seadusandlikku organit, nagu on Eesti Vabariigi rahareformi komitee. See pädevus on, ainupädevus on Riigikogul. Ja teiseks, Eesti Vabariik ei tunne ka sellist õigust, nagu on salastatud õigus. Ja loomulikult sellist õigusakti nagu dekreet meie õigussüsteem ei tunne. Nüüd on küsimus, kuidas Eesti Vabariigi peaminister, Eesti Panga president ja näiteks Riigikohtu 3 kohtunikku ei tea seda, et see isegi kui selline
rahareformi komitee dekreet 40 oleks olemas, tal ei ole absoluutselt mitte mingisugust õiguslikku väärtust. Ja see sellepärast, et esiteks, Riigikogu on ainukene seadusandlik organ, rahareformi komiteel pole enam volitusi, sest sisuliselt pidi nüüd Riigikogu kas siis uuesti kinnitama rahareformi komiteele volitused ja pädevuse, aga kindlasti ei saa olla sellist asja, et on olemas salajane õigus, ehk siis nii nagu Mart Laar väitis, et tema allkirjastas 4. detsembril 1992. aastal rahareformi dekreedi number 40 ja selle alusel võiski seda tõenäoliselt 6 miljardit rubla riigist välja viia. See ei ole lihtsalt eluliselt usutav, et Riigikogu või tähendab riigikohtunikud ei näinud seda. Et kuulge, et nalja teete, see on ju vastuolus põhiseadusega ja kõige veidram, et Riigikohtu otsus ise dikteerib veel seda rahareformi komitee otsust ja ütlebki, et teatud juhul on ikkagi niisugune nii-öelda see eristaatus, et ta on seadustest kõrgemal. Ja kuidas on üldse võimalik, et rahareformi komiteel on volitused, mis on seotud Venemaa keskpangale kuuluva sularublaga. Et kas siis rahareformi komiteel oli ka pädevus Venemaal sularublade või rahareformiga midagi tegeleda, see on nüüd nali, must huumor. Saad aru, Toomas, see on nii haiglane lugu, et see ei ole eluliselt usutav. Küsimus ongi see, et miks me seda ei uuri? Selles on kogu loo mõte. Ja mis mind eriti kummastab selle loo juures, et kui Rudolf Jalakas 22. detsembril 1995 avaldas selle artikli, siis praktiliselt võtame jõulud ja uusaasta maha, siis 13. veebruaril 1996. aastal moodustatigi ju Riigikogu erikomisjon. Sinna kuulusid 10 liiget. Tänasid paljusid me isegi ei mäleta, nendeks olid siis Ants Järvesaar, Rein Karemäe, Harald Mägi, Jaanus Männik, Mart Nutt, Raivo Paavo, Tiit Sinisaar, Valentin Strukov, Üla Uloots ja Rein Voog. Ja milles on see küsimus? Et kui tookord juba Riigikogu erikomisjon pidi teadma, et üks rahareformi komitee liige ehk Rudolf Jalakas on kritiseerinud ja võrdles seda valeraha trükkimisega, et siis komisjon sellega ei tegele. Ja Mart Laariga seoses see, miks ma väidan, et ta ei ole täpselt see inimene, kuidas ta meile nii-öelda siis on nii-öelda ette söödetud või imagoloogiliselt tema kuvandit meile üles ehitatud, siis minu jaoks on Mart Laar, kus ma teda tõenäoliselt nii-öelda siis üldse inimesena teadvustan, on just see, millega sa alustasid, et Eesti Vabariik iseseisvus 91. aastal 20. augustil. See oli see päev, kui Moskvas toimus putš ehk riigipööre. Ja Eesti Ülemnõukogu pidi kiiresti otsustama, mida me edasi teeme. Ja koheselt siis hakati arutama selle üle, et Eesti Vabariik peaks välja kuulutama iseseisvusotsuse. Aga see, mida tegi Mart Laar 20. augustil, on kõike muud kui see, et ta võitles Eesti Vabariigi eest. Et kui 20. augusti klubis saavad kokku inimesed, siis ma arvan, et kui ma vaatan seda pilti, siis Mart Laar isiklikult selle pildi peale, grupipildi peale ei sobi. Ta oli muideks siis Eesti komitee liige. Ja tead, Toomas, mida ma mäletan, et see äkki on, ma jään vastuse võlgu. Siin on hea teha muuskaline paus küsijana Toomas Paur ja minu vestluskaaslane, Valga ettevõtja, pangandusasjatundja Paur ja minu vestluskaaslane, Valga ettevõtja,
panganduses hästi tuttav inimene Raivo Paala. Mul on nüüd hea küsida selle pika jutu peale, sa siin rääkisid, et Tšetšeenias käis sõda ja Eesti valitsus kas müüs või andis sinna rublasid. Kas see oli ka mingil määral otseselt sõjategevusse sekkumine? No ma ei usu, et Tšetšeeni Vabariik siis hakkas tegelema mingi muuseumi remondiga. Kuhu see täpselt läks? Ma arvan, et ka need, kes müüsid, täpselt ei teadnud, aga nad pidid aru saama, et tegelikult Tšetšeenia oli siis tegelikult ju ennast välja kuulutanud kui iseseisva vabariigi ja see sõda algas küll hiljem, kui need rublad müüdi. Aga see loogika oli olemas. Toomas, enne muusikalist pausi ma tahtsin tsiteerida seda Mart Laari, et ma tsiteeriksin selle ära, tema sõnad, mis on stenogrammina, on kontrollitavad 20. augustil. Ja see on, tsiteerin Mart Laari Ülemnõukogus, kes hakkab vastu võtma iseseisvusotsust. Ma palun teid, ärge jumala pärast niisugust rumalust tehke. Kui Ülemnõukogu võtab vastu iseseisvusotsuse, siis ei tunnusta seda ükski lääneriik. Saad aru, Toomas? Ta ütleb, ma palun teid, ärge jumala pärast niisugust rumalust tehke. Me räägime Eesti Vabariigi peaministrist aastaga hiljem, kes nimetab iseseisvusotsust niisuguseks rumaluseks, mida kindlasti jumala pärast ei maksa teha. Saad aru, see täna, see avaldus, juba tagantjärele, see on äärmiselt küsitav seisukoht. Õnneks, tookord, kui ta selle avaldusega välja tuli, siis tegelikult muutus teiseks ja tegelikult see väide, et mitte keegi ei tunnusta Eesti Vabariiki, oli hoopis vastupidi, et Ülemnõukogu olid juba sellel ajal olemas igapäevased kontaktid lääneriikide esindajatega, muuhulgas ka Lennart Meri. Ja see tähendab, et Mart Laari väide, kus ta nimetas iseseisvusotsust rumaluseks, siis Mart Laari väide ei toetanud mitte ükski fakt. Ja see pigem on tegemist poliitilise manipuleeritava väitena. Ja seega on küsitav, et ikkagi Mart Laar on see inimene, kes tahtis taastada Eesti Vabariiki. Ja nüüd, kui sa rääkisid siis Tšetšeeni sõjast ja Mart Laari võimest näha ette, siis minu jaoks Mart Laar kindlasti ei kuulunud nende inimeste hulka, kes tegelikult kes Eesti iseseisvuse mitte välja kuulutasid, vaid ka taastasid. Vaid pigem on ta see tegelane, kes püüdis seda pidurdada või ka takistada. Ja kui see ei olnud teadlik osalus Mart Laari poolt, siis ta on vähemalt nii-öelda see kasulik idioot või siis ta täitis täiuslikult selle kasuliku idioodi rolli just täpselt nii, nagu see mõiste kasulik idioot on Lenini õiguskäsitluses ehk nii nagu Vladimir Iljitš Lenin seda mõistet ka kasutas. Aga nüüd ma tuleksin tagasi selle loo juurde jälle teisest kontekstist. Et ka see on vähe teada väide. Meil oli tõenäoliselt Eestis üks äärmiselt erudeeritud ja karismaatiline president. Teadaolevalt on see Lennart Meri. Ja milles on probleem? Mida ei teata? 97. aasta detsembris tegi Eesti Vabariigi president Lennart Meri, siis oli selline ajakiri nagu Luup, selle ajastu kohta erakordselt teistsuguse avalduse. Nimelt ta hoiatas 97. aastal, et Eestis on tekkinud diktatuuri oht ja ta nimetab seda ka hiljem, et see ei ole nagu klassikaline diktaator, et niisugune kurja pilguga ja käed küünarnukkini vereses, vaid ta täpsustas, et tegemist on ühe huvigrupi diktatuuriga. Ja ta seadis küsimärgi alla, kas üldse Eesti põhiseaduslik kord tegelikkuses toimiks või toimib nii, nagu see peaks tegelikult toimima. Probleem on selles, et
et Lennart Meri ei nimetanud nimesid. Ta viitas, et see ei ole ainult tema mure, vaid samale järeldusele, et diktatuuri ohule on jõudnud ka tema paljud kolleegid. Lennart Meri oli akadeemiline inimene ja sellest tulenevalt on loogiline, et ta suhtles ka teiste akadeemiliste inimestega, mulgas siis välispoliitikas. Ja kui nüüd ta küll ei nimeta nimesid, aga tollal oligi nii-öelda meie, tänases mõistes eliit oli põhimõtteliselt ju võimule tulnud Reformierakond, kelle eesotsas oli Siim Kallas, kes oli seotud ka rublade tehinguga, kes Eesti Panga hoidlatest annavad lihtsalt raha välja olematusse hoidlasse, ehk ta ühelt poolt allkirjastab siis dokumendi, mis on fiktiivne, tegemist on dokumendi võltsimisega. Ja teine loomulikult oli siis Mart Laar ja ma olen täitsa kindel, et just seda Lennart Meri 97. aastal silmas pidaski ja kuna tõenäoliselt ka Lennart Meril oli natukene rohkem informatsiooni ja teavet kui minul, siis kas Lennart Meri hinnangul, kas see nii-öelda huvigrupp võis olla ka poliitiline võrgustik, mille juured võisidki ulatuda sellesse samasse KGB ajutisse põhimäärusse, ehk see oli kooskõlas KGB strateegiliste plaanidega. Et see on tegelikult meil üks küsimus, mida on vaja täna arutada, on vaja vaadata, kuhu see raha liikus, sellepärast, et see oli nii-öelda ju, see rublatehing oli esimene pääsuke, edasi tulid ju pankade moratooriumid, näiteks Tartu Kommertspangalt võtab Eesti Pank ära oma väidetava nõude Eesti kütuse vastu, mis Eesti Panga, Eesti kütuse bilansis intressinõuetena oli juba 1 miljard krooni. Ja Eesti Pank võtab selle lihtsalt ära. Nüüd teine küsimus. Kui näiteks Siim Kallas, kui ta nii-öelda hakkas Tartu Kommertspanka sundlikvideerima detsembris 92, ja siis tõesti Eesti Panga president ei teadnud ka seda, et alates, mälu järgi räägin, alates 1. septembrist 92 kehtis Eesti Vabariigi pankrotiseadus. Mida võis Eesti Pank teha kommertspankadelt? Ta võis panga litsentsi ära võtta, aga mitte sundlikvideerida. See tähendab, Siim Kallas hakkas ka minu pereliikmete hoiuseid tegelikult ju nii-öelda sundvõõrandama ebaseaduslikult. Millisel õiguslikul alusel ta otsustas täiesti nii-öelda maksejõulise ettevõtte, kellel on nõue Eesti kütuse vastu. Koos viilistega oli see kuskil 1 miljard krooni. Tartu Kommertspangal oli heal juhul tollal maksejõuetus äkki 20 miljonit krooni. Ja see maksejõuetus on seotud just Siim Kallase enda tegevusega, ma võin peast eksida, aga see oli märts 92, ehk ennem rahareformi. Eesti Pank, keda juhtis Siim Kallas, andis korralduse, et kommertspangad peaksid tagastama Eesti Vabariigist väljastpoolt tulevad valuutad. Rubla oli siis valuuta. Miks seda tehti? Ja arusaamatuks sellepärast, et kui me olime näiteks Venemaa Agropangale võlguse summa, mida Tartu Kommertspangal krediidilimine oli kasutada, enne rahareformi oli 3 miljardit rubla. Ja selle protsent aastas oli äkki 3–5%. See oli sama suur protsent, kui teised kommertspangad andsid kuus. Ja Tartu Kommertspank, Rein Kaarepere, tegelikult rahastas selle Venemaalt saadud ressursiga. Ja mäletan seda päeva. Ta toetus nii-öelda oma kabinetis laua peale, ütles, tead Raivo, me oleme rikkad nagu kröösused, et me just saime megasuure krediidilimiidi ja see oli sellise protsendiga, millega oli võimalik just finantseerida ja rahastada tööstusettevõtteid ja ehitusettevõtteid. Ja nüüd Tartu Kommertspank pidi selle Eesti Panga korraldusel tagastama, aga laenud jäid üles. Et Tartu Kommertspanga maksejõuetus on Eesti Panga poolt
kunstlikult esile kutsutud, Rein Otsasson oli sellele vastu ja tema poleks seda teinud. Ja niipea, kui äkki märtsis 91 sai Eesti Panga presidendiks Siim Kallas, esimene samm kohe oligi see, et me peaksime vastu võtma sellise rumala otsuse, et Venemaale tuleks tagastada Vene rublad, teades, et Vene rublal on inflatsioon. Kuna Tartu Kommertspank oli sõlminud selle rublade deposiidi rublades, siis me tagasi maksma oleks pidanud oluliselt vähem, kui tegelikult oli välja laenatud. Aga nüüd me ennem rahareformi pidime Tartu Kommertspank selle tagastama ja sellega tekkiski maksejõuetus. Ja seda kasutas just Eesti Pank ära eeskätt Tartu Kommertspanga vastu. Ja sealt omandati kohe nii-öelda see tuntud klausitehing, kus me tõime Eesti kütusele 100 000 tonni toornaftat Valgevenesse, töötasime selle ümber, tõime loetud kuude jooksul, ma isegi ei tea, kuidas me seda siis suutsime, sest mina sellise mahuga ja sellise sisuga lepinguid ja tehinguid polnud kunagi teinud, aga see 60 000 tonni bensiini ja diislit jõudis siia, sellega Eesti Vabariik, siis Mart Laar tasus ära Neste võla, mis oli Tiitvähi ajal võetud, et põllumehed saaksid 92 aasta kevadel minna põllu peale. Selleks andis Tiitvähi, andis Eesti kütusele läbi tööstusehituse Kommertspanga laenu ja siis, kui Eesti kütus hakkas Tartu Kommertspangale seda laenu tagastama, mille kaudu me poleks olnud isegi maksejõuetud, me oleksime isegi suutnud graafiku järgset väljamakset teha, siis lihtsalt kuna ma olin ka tööstusehituse Kommertspanga Valga filiaali juhataja ja väga hästi tundsin Aleksander Kellartit, siis Kellart ütles mulle isiklikult, et Eesti Pank võttis selle ressursi neilt ära ja nemad pidid siis ära võtma Eesti kütused. See kõik on üks suur mäng, kokkumäng. See on hästi huvitav, et see nagu üks ühele haakub selle KGB struktuuride kavatsusega, et Eesti Vabariik lihtsalt põhja lasta. Et see on raskesti usutav, aga nagu ma ütlesin, et kui me ei uuri ja ei saa vastuseid, siis põhimõtteliselt meil ei ole tulevikku. Ma ise olin ka Tartu Kommertsi, ma olin üks algataja koos Olari Taali ja Veetõusmega, et Taalilt tuli seda mõte ja sealt ma olin ka rahast muidugi ilma, aga ma tahan öelda seda, et siin oli taga ikkagi Rootsi pangad, kes survastasid Eesti Panka, et niimoodi võis see asi käima minna, mis arvad? Ma arvan, Rootsi pangad tulid hiljem, nad nägid võimalust ja kui ma ei eksi, siis Mart Laar on ju vist äkki Swedbanka nõukogus kunagi olnud. Ehk siis, kui Mart Laari seostatakse nii-öelda põllumajanduse hävitamisega, see on see sinu valdkond, Toomas, aga mina ütlen, et ega see, mida Mart Laar 92 aasta septembris või oktoobris Riigikogu ees ütles, et tema ülesanne on hävitada pankade likviidsus, siis võimalik, et ta ei eksinudki, et ta lihtsalt nagu lapsesuu, nagu Siim Kallase tütar Kaja Kallas ütles, et lugege muultelt, maksud ei tõuse ja pärast ütles otse välja, aga kui me oleksime räägid tõtta, et me tuleme võimule 2 aastat tagasi ja siis tõstame makse nii, et vähe pole, siis meid poleks keegi valinud. Ei ole välistatud, et tegelikult nii-öelda Siim Kallas ja Mart Laari tegelik eesmärk ongi Eesti Vabariigi majanduse hävitamine olnud. Ja kõige õudsam selle loo juures, aga kahjuks selles saates ei jõua seda rääkida ja see on kõige ohtlikum teema. Minu jaoks on ka küsimus, et kas meie nii-öelda parvlaev Estonia, kas ta läks põhja või lasti põhja. Ehk meil on täna küsimus, kas 852 hukkunud või hukatud. Et see on ka äärmiselt huvitav teema, aga see nõuaks eraldi käsitlust, et annaks Jumal mulle eluaastaid, et ma saaksin sellega teemaga ära rääkida, sellepärast, et nii veider kui see pole, kõik inimesed, kes on puudutanud Estonia parvlaevaga seotud lugusid, need on paratamatult haigeks jäänud, raskeks haigeks. Mitte Igor Kristapovitš, et kui laev läks teele 27. september 1994 ja ta läks põhja järgmisel päeval 28. öösel 1.50, siis oktoobris lastakse maha Igor Kristapovitš, kes töötas siis USS-is
ja väidetakse, et tema käes oli lindistus, mis toimus Parvlaeva sadama vahel. Jõuluajal lastakse maha kuskil Tallinnas keldris USS-i autojuht Eiki, kes oli siis 40-aastane, perekonnimena või mäleta. Aga huvitav on see, et hiljem selgus, et tema mäletas, et Eiki viis 27. septembril, kui Estonia välja läks, mingi pakikese Estonia kaptenile. Ja sama asi on, et huvitav on ju see, et kui detsembris 94 käidi filmimas Estoniat, ennem kui see veel betooniga kinni kaeti, siis näiteks Margus Kurm on sellest ju väga põhjalikult rääkinud, et tegelikult väideti, et laeva tekil pääsesid autod lahti, siis tegelikult on seal tuvastatud, et autod on enamasti kinni ja see, mida sealt räägiti, on heroiinilast, koobaltilast ja räägiti ka ju militaarobjektist ja ilmselt 2005 vist tuli see välja, et Rootsi riigivõimud siis ikkagi tunnistasid, et 2 nädalat ja nädal ennem Estonia hukkumist ikkagi see Estonia pardal veeti sõjalist lasti. Et sulle lihtsalt teadmiseks, et kui näiteks reisilaeval on mingi militaartehnika, siis see muutub sõjaliseks objektiks. Ehk küsimus ongi see, et mida välja veeti. Hästi huvitav on ka 2002. aastal Süddeutschland Zeitungis mingid erinevad asjad on, üks ütleb, et see avaldati 2002. aasta septembris, aga mingi väide on, et see on juunis 2002. aastal. Räägitakse sellisest salapärasest ärimehest nagu Aleksander Voronin ja huvitav, et 25. juunil on Põhjarannikus artikkel, mida tsiteerib ka Äripäev, et 24. juunil suri ootamatult 45-aastane Ida-Virumaa ärimees Aleksander Voronin oma hotellis hotellitoas. Meile öeldakse insult, tegelikult oli vist südamerabandus. Ja miks see on hästi huvitav, et kui see detsembris 1994 läksid sinna laeva peale Norra erafirma Tuukrid, see on, firma nimi on Rockwater, siis seda nii-öelda Rootsi poolt juhib keegi Stenström ja nad otsivad kindlad kohvrid ja see stenogrammist seda Margus Kurmi raport ka kinnitab, et otsiti kajutit 6230, mis oli Aavo Pihti kabiin. Aga selles kabiinis 27. septembril reisis hoopis see Aleksander Voronin oma poja jäääiaga, kes jäid ellu. Veelgi huvitavam, kõik teavad täna, kui see on tuvastatud, et kui see laev pidi kell 19.00 27. septembril välja minema, siis sellel kellaajal jõudsid sadamasse 2 veokit. Pardal oli 38 veokit. 39 on käsitsi kirjutatud hiljem sinna aruannetesse, aga 40 pole märkigi. Aga need tulevad välja jälle meie tolli materjalides. Ja seal nende laevad või selle veokite juhina on keegi, kelle peast ütlen, Gunnar Kubins või Kobins. Ei ole teda ei laeval olijate nimekirjas ega hukkunute nimekirjas. Kontrollisin selle ise üle. Siin on nii palju segaseid lugusid ja kõige veidram, miks see võis juhtuda, oli nimelt see, et 27. september on teisipäev 94. aastal ja jälle, et tunne ajalugu, kuningriiklased olid siis Riigikogus ja Kalle Kulbok esitas vist reedel ultimaatumi, et kui Mart Laari valitsus seoses nende rublade tehingutega esmaspäeval tagasi ei astu, siis avaldatakse teda umbusaldust. Ja kui ma eksi, siis äkki 15-19 Riigikogu äkki 60 liiget avaldasidki Mart Laarile umbusaldust. Aga Rootsi poolt oli ka üks huvitav aeg. See oli 18. september 94 toimusid Rootsis parlamendivalimised ja tollane peaminister Carl Bildt kaotas Ingvar Carlssonile
ja Mart Laar vist astus tagasi 7. või 8. oktoobril, kui tuli Andres Tarand ja Ingvar Carlsson äkki tuli 20. novembril või oli see vastupidi, Rootsis tuli võimule Ingvar Carlsson oktoobris ja Mart Laar venitas kuni novembrini välja. Et ka siin on küsimus, et kas tõesti ei tekkinud olukord, kus poistel oli millegi väljaveoga kiire, korralikult ei jõutud materjale ette valmistada ja nii-öelda tehti viimasel hetkel midagi ja see ei tulnud hästi välja. Et noh, kui ma ei eksi, siis Margus Kurm, kes on sõltumatu uurimiskomisjoni esimees, tema väidab, et tema on veendunud, et nende materjalide põhjal, et põrkasid ikkagi kokku allveelaev ja Estonia. Ja nüüd küsimus ongi see, et kui see kõik panna konteksti, kõik, millest ma täna rääkisin, ka Estonia, täna on ju internet sisaldab kõiki neid materjale ja sa võid kõikidest erinevatest keeltest seda ju eesti keelt ära tõlkida, ehk me elame ikkagi täna 26. aastal, ehk miks on tekkinud siin nii palju erinevaid versioone. Jah, me võime ütelda, et see on vandenõuteooria, aga kas ikkagi on avapilt või seda inimesed ütlesid, et ta nägid, siis nii-öelda selle tegevjuht jääb paar aastat hiljem vist rongi alla, siis põhimõtteliselt mingid inimesed, kes on palatis, oma kolleegidega haituvad ära, pärastpoole leitakse meres ja nagu Andres Rait läks ju uurima 2 õe saatust. Ta leiab ka selle mehe, Andres Rait võib seda ka ise kinnitada, ta leiab ühe mehe, kes ütleb, need õed olid seal ilusti saarel, ta nägi, et need on elus, küsib, et ega sul fotod ei ole, see vanamees ütleb, et loomulikult on, aga mul ei ole kaasas, et lepivad kokku ja Andres läheb siis selle aadressi juurde, ta helistab ennem telefonil, telefon ei võta vastu ja ta ei leia ka kedagi kodus ja Andres ise räägib, Andres Rait, et ta kohtub siis mingi naisterahvaga, kes ütleb, ei, ma ei teagi see mehest, aga ta on silmnähtavalt närvis ja lõpuks ütleb, et parem, kui sa poleks selle teemaga üldse puudutanud, mis nendest inimestest sai. Aga see ongi küsimus, et täna ilmselt tuleb algatada see asi uuesti, sellepärast, et nii nagu üks valgamees teadaolevalt käis Konstantin Pätsi monumendi juures ja kirjutas sinna punase täbi, ta sai kriminaalasja, aga et äkki me siis peaksime tegema juba praegult seni, kuni Mart Laar ja Siim Kallas elavad, annaks jumal neile palju eluaastaid, et me suutaksime Eesti Vabariigis kõigele muule lisaks rajada ühe alatute allee, kus siis need inimesed, kes on tegelikult pannud toime jälke tegusid meie riigi vastu, siis me jõuaksime neid ka eluajal nii-öelda siis autasustada negatiivses mõttes ja nende püstid panna sinna püsti, et näed, need on need inimesed, kes tegelikult kohe alguses hakkasid võitlema selle eest, et Eesti Vabariik ei saaks vabaks ega iseseisvaks, aga millegipärast nende inimeste vari on ju kuni tänaseni meie poliitikas. Raivo, aeg hakkab kiiresti edasi jooksma ja ma tuleks selle rubla tehingu juurde tagasi, ma küsin, et meile omal ajal räägiti, et nende rublade müügist anti ka sotsiaalmeediasse raha, aga mitte nii palju, kui lubati. Kas sa tead ka sellest midagi? No ma tean nii palju, nagu ma olen uurinud, esiteks sinna kanti teinud väga väike summa sellest 6 miljardist, see on see, mis on seotud selle 1,4 või 1,6 miljardi müügiga, mis tuli kogemata välja ja see oli nii-öelda siis Marju Lauristin ehk lapsesuu, teatas, et Sotsiaalministeeriumi arvele laekus see raha ja ma mäletan, kas Marek Strandberg või Kalle Muuli või vabandust, Tiit Pruuli siis ütlesid, et see olekski tohtinud kunagi välja tulla. Ja sellepärast on ka see välja mõeldud see rahareformi komitee dekreet number 40, mida pole olemas, kõigil võimalik kontrollida. See tegelikult kannab ta kuupäeva 21. juuni 1993, mitte 4. detsember 1992. Mina ei tea, mida Riigikohus ja Kerkenberg sealt nägid ja kuidas nägi siis kaitsepolitsei, kes uuris. Ilmselt on nendel siis rohkem silmi kui minul, et kõigil, kellel on 2 silma, pole seda näinud, et järelikult on 3. silm. Ja nagu Mart Laar tookord ütles, et seda Estoniat tuleb hukkumist tuleb põhjalikult uurida.
muidu tulevad inimesed, kes on ilmutust saanud, et mina kahjuks nende inimeste hulka ei kuulu, kes on ilmutust saanud ja mina seda dekreeti pole leidnud. Et jah, see raha läks selle Sotsiaalministeeriumi arvele. Oota, kokku oli seda raha 6 miljardit, jah? 6 miljardit rubla ja me ei tea täpselt, millal see on ära müüdud. Sellepärast, et... Aga kus ülejäänud 4 või 5,5 või 5 miljardit jäi? Toomas, ma olen isiklikult lugenud intervjuud, kus Eesti Panga siis Eesti Panga kassavalitsuses, siis see, kus hoitakse sularaha, sinna tuleb mingi juhataja, tema kes küsitakse, et kulge taga, aga oli siis seal need 4 miljardit, see 4 miljardit tuleb tollal kehtinud panga normatiividest, kui palju pidi olema keskpangas sularaha reserv võrreldes käibel oleva rahamassiga ja sealt tuleb see normatiivi järgi tulebki see 4 miljardit rubla ja tookord kohe kindlasti Eesti Pank, tähendab siis NSV Liidu keskpangas neid normatiive täideti ja see Eesti Panga siis kassapidaja mis vastab, et ei, ma tõesti ei uurinud. Mõtle, Toomas, loogiliselt, sa võtad ettevõttesse omal kassapidaja, küsida, palju kassas oli. Tead, ma tegin kõike muud, aga ma ei kontrollinud, palju kassas on raha. Et põhimõtteliselt 4 miljardit rubla. See oli parasjagu kogus ja kui Eesti Pank pole kontrollinud, siis on selline udu jutt, et ma arvan, et ma juba usun, et isegi mu 7-aastane lapselaps suudab siin loogika vastulu juba märgata. Ja võt niimoodi on meile valetatud ja ilmselt Marju Lauristini tookord isegi ei pühendatud nendesse saladustesse. Aga nii nagu Rootsi ütles, et kõik need relvatehingud ja kõik need on salastatud 70 aastaks, et Toomasega muud ei ole, et annaks jumal ka meile pikka eluiga ja siis kui Rootsist võetakse ära, väidetakse, et ka Ameerika poolel NSA-l on informatsiooni nende asjade kohta, aga üks küsimus on see, et aga äkki nad on kõik, kes olid sellega seotud, on mingi eriteenistuse poolt šantažeeritavad. See, kui ajakirjanikud oskasid välja kaevata infot, kui ka mina suudan kaevata välja informatsiooni tasemel, mida ma ise pean veenvaks. Toomas, jälle ma ütlen, kellegi arvamused või uskumine, see on ilus lugeda, aga ma ei tuleks sinu saatesse ennast lolliks tegema. Kui ma käin välja mingisugused väited, siis ma suudan nendele või nende tõenduseks, kinnitamiseks tuua välja need faktiväited, mis pigem lükkavad ümber kogu selle ametniku versiooni ja õnneks Margus Kurm, endine riigi peaprokurör, on oma uurimise kestel suutnud ka neid väiteid tõestada ja seesama Estonia hukk, kui uuriti detsembris. Nii, Raivo, meie antud aeg on täis. Ma tänan sind südamest väga sisuka ja vajaliku jutu eest. Aitäh, Raivo! Aitäh sulle! Aitäh teile, head raadiokuulajad! See oli Toomas Pauri autorisaade. Toomas Pauri autorisaade.